hoolitsen igapäevaselt oma naha eest, aga märkasin, et talvel nahk vajab rohkem tähelepanu. Missuguseid nahkeid sa soovitaksid? Absoluutselt õige, et talvel peame rohkem mõtlema oma tervisele ja usun, et oled nõus, et ilu algab siiski seespoolt. Et meie kliinikus on klientide levikuks osutunud sellised 2 toodet nagu hüdrolüüsitud kollageen, mis sisaldab siis esimese ja 3. tüübi merekollageeni ja esimest tüüpi kollageeni pulbri peptiidid on kõige kvaliteetsemad ja tarvitades neid koos 3. tüübi kollageeniga omastab keha seda paremini. Ja teiseks tooteks on hüaluroonhapet C-vitamiiniga vedelal kujul ja vedelal kujul on just seetõttu, et siis jälle samamoodi omastab keha seda kergemini. Et need on sellised asjad, hüaluroonhape vananedes meie kehas see kogus väheneb ja tulemuseks ongi siis kuiv ja juba vananemisilmingutega nahk, aga tarvitades siis seda hüaluroonhapet, siis see hoiab meie poed niisutatuna. Ja veel see kollageeni pulbrit regulaarselt tarvitades hoiab meie luud tugevana ka vanemas eas. Kui muutub külmemaks, mu nahk muutub kuivamaks. Missugused koostisosad sa võiksid soovitada? Talvel ma soovitaksin valida kreemid, mille koostisosadeks on näiteks juba eelpool mainitud hüaluroonhape, millest me rääkisime, siis seavõi, skvalaan ja siis ka Senso ja Goldline kreemid. Et need oleks kõige sellised valikud, kus oleksid sellised koostisosad, oleks parim. Kuidas saaksin oma nahka kaitsta, kui õues on külm, aga ruumides on kuiv õhk? Ja, et selleks on meie kliinikus väga head tooted ja need on Charmico ampullid. Et siin on mitu erinevat koostisega ampulle ja neid ampulle ma soovitaksin kindlasti teha siis kuuridena. Et need toidavad ja niisutavad nahka sügavuti ja annavad nahale lisaenergiat ja elujõudu. Et kindlasti ja ampullid parim lahendus selleks. Olen kuulnud, et talvel on vaja eriti koorida nahka, aga ei tahaks enda nahale liiga teha. Mida sa soovitaksid? Absoluutselt õige, et talvel on samuti tarvis nahka eriti koorida. Ja meil on selleks väga hea toode, mis on siis Charmico ensüümkooria. Ensüümkooria erinevus võib-olla mõnest teisest kooriast on see, et ta koorib nahka õrnalt ja tõhusalt ilma nahka ärritamata. Ja koorides seda siis nädalas korra või kuidas te tunned, et nahk seda vajab, siis see on nagu väga-väga hea toode. Nahk jääb pehme ja selline värske ja ei ärrita sinu nahka. Et see on nagu väga hea. Soovitan sulle Charmico ensüümkooriat. Ja samuti soovitaksin nüüd, kui lähed nahahooldusega edasi, hakkad panema kreemi, on siis öökreem või hommikul päevakreem, siis enne kreemi kasuta seerumit. Seerum esiteks võimendab järgneva toote mõju, ehk siis selle kreemi mõju, aga samas ta siis toidab samuti sinu nahka sügavamalt ja annab niisutust ja toidab. Ja olen kuulnud, et talvine päike võib olla ka sama ohtlik nagu suvel. Mis toodet sa soovitaksid? Ja talvel on päike sama kahjulik kui suvel, et eriti kui viibime rohkem õues või kui näiteks käime suusareisidel, kus siis UV-kiired peegelduvad lumelt, et võiksid kasutada siis kergelt niisutavat päikesekaitsekreemi ja kaitsefaktor võiks olla siis SPF 30 või kõrgem sellest. Kas need tooded saab kasutada ainult naine? Ei, sellist kriteeriumi ei ole, et tegelikult kollageeni, näiteks pulbrit, võivad samuti kasutada mehed ja need meestel nahk ja keha vajab samamoodi kõike seda, nii kollageeni kui ka hüaluroonhapet ehk niisutust. Loomulikult kõikide nahad on erinevad, aga sellist ei ole, et need oleks nagu mingi ekstra naistele või mingid tooted siin ekstra meestele.
need sobivad kõikidele ja ma arvan, et selline vanusest 20+ võivad need kõik kasutada. Kui on mingi ekstra toode, mis on nii-öelda kortsuvastane, noh see siis läheb natukene vanemale eale, aga muidu ei ole väga vahet, et igasugune nahk vajab niisutust, toitu, et need on nagu üsnagi õrnad tooted selles mõttes, mis on nagu et paljude taimsete ekstraktidega, et kindlasti võib kasutada, et kui klassikaliselt teame, et selline nahk hakkab vananema meil 25. eluaastast, noh siis ongi niimoodi, et tegelikult võib juba täiesti päris noor inimene neid kasutada. Aitäh! Ja sinule ka ja mõnusat kasutamist ja proovimist!